tere tulemast meie ägedasse reisivloogi. Keegi ujub seal. Keegi ujub seal. Tere tulemast uute vloogi, mis ilmselt jõuab Tere tulemast uute vloogi, mis ilmselt jõuab teieni väga palju hiljem, kui see reis tegelikult ka toimus, sest ma lihtsalt ei jõua editida. Aga nagu näha, ma olen terve oma perega autos. Meil on perereis Saksamaale, Hamburgi, mulle külla, aga see ei ole nüüd see, kuhu me veel lähme. Kuhu me veel lähme, Nelli? Ma ei tea, ma lihtsalt olen kaasas. Nagu näha, meil on väga hästi planeeritud perereis. Kõik liikmed teavad, kuhu on minek. Siis meie plaan on, et täna me sõidame kuhugi Elki, mis on Poolas enne Varssavit. Hetkel me oleme Lätis ja no meil on veel ilusti 5,5 tundi sõitu. Ja jah, siis me lähme, te näete, kuhu me jõuame. Aga lugege palun kokku, mitu korda see telefon kukkus ja jätke alla kommentaaridesse. Aga ühesõnaga lõppkokkuvõttes me siis sõidame läbi Läti, Leedu, jõuame Poola, kus me oleme 2 päeva, siis me lähme Tšehhi, Prahasse, siis me lähme Leipzigi ehk Saksamaale ja lõpetame Hamburgis. Mida sa ootad reisid? Turvalist kohale jõudu. Ta on rääkinud. Päike, suvised. Tegelikult me lähme päikest otsima. Stella hinda oma kõhu tühjust 1-10. 2. Mul ei ole kõht tühi, sest ma sõin jäätist enne, aga ma tahtsin laulupeo jäätist, siis me läksime Häädemeeste kuupi ja seal ei olnud seda jäätist ja ma olin väga kurb ja ma sõin mingisugust teist jäätist ja nüüd ma missautisin laulupeo jäätise. Ja siis ta poetas väikse pisarakese, kui ta ei saanud laulupeo jäätist. Vooti Aken pane alla, käsi võta välja ja kisu. Ma ei saa äkki mürgine. Milline liigirikkus. Nii ilus. Meeldivad need majad seal taustal. Nii ilus. Vau, terve äär! Ei, ma lähen sinna, ma vaatan, mis lill sul mu äpp ütleb. See on nii ilus lill. Me läheme nüüd sellisesse kohta sööma nagu Etnotvaras ja tegelikult ma käisin oma isaga siin samas kohas söömas, kui ma kolisin Saksamaale ja siin ei osatud inglise keelt, nii et eks näis, kas nad sel korral oskavad või mitte. Siin osati inglise keelt, nii et see on suur upgrade. Me saime kalja, aga see kali ei näe üldse välja nagu Eesti kali. Kuidas kommenteerid? Aga ma ütlen, kali on siuke Meh. küsitav. Mulle ei meeldi see junn seal seas. Issa trukkilill kasvab igal pool. Not saafis! Lähme saafisse! Seal ei ole kõrgelt mägesid, aga maastiku vahetu ja väga roheline. Suurem osa Leedust on tasane või lainjate küngastega. Piirikontroll Poola-Leedu piiril läbitud. Me ei olnud kahtlased. Meil taheti lihtsalt ID-kaarte ja siis vaadati pagasnikusse. Aga meil ei ole siin illegaale, keda üle piiri viiakse. Stella. Oh my god, room tour. Täpselt siis, kui tulime sellisesse kohta nagu Elk jalutama, hakkas vihma sadama, aga see on üks selline väiksem Poola linn, siin on ilus järv, meie ööbimiskoht on täpselt järve ääres. Yeah. Kuidas on emotsioonid? 2 minutit. Tahaks jah? Tere hommikust! On järgmine päev ja tuleb välja, et me sattusime Poola tõesti kõige paremal ajal, kui siia sattuda võib, sest eilsest õhtust kuni täna ööni on antud punane ilmahoiatus, sest siin on nii tugevad vihmad, et see võib põhjustada räigeid üleujutusi ja kõige parem on see, et me peame täna sõitma ühest Poola otsast teise, ehk siis me läbime täpselt selle ala, kus see kõige
hullem olukord on. Aga muidu kõik hästi, sõime hommikust ja nüüd me hakkame vaikselt sättima, sest ilmselt meil läheb täna terve päev, et jõuda Elkist Krakowisse. Kuidas kommenteerime? Ilm on super! Jee, me tulime kuhugi X kohta vetsu. Väga fancy mingi tankla. Ja me läksime kuskile väikest teed pidi, sellepärast, et on avariid kiirtee peal, nii et me lihtsalt ei jõua kohale. Tulime ikka lemmikkohta sööma, on ju McDonald's. See on nii odav. Aga Poolas ongi ju kõik odav, nii et... Siin on maasikalatte. Ja makroon. See läks 20 eurot. Ja me teeme seda palju süüa. Söök. Yeah. No läks natuke paljuks võib-olla. Jam. Mis me veel ostsime? Ma aga ikka vaata mu jäätised. Okei, see näeb natuke kurb välja. Mul on jäätise kokteil ja siis me ostsime veel väga huvitavaid asju. Makrooni ja siis on mingisuguseid, ma ei tea, pirukalaadseid asju. Väike update. Hommikul ma rääkisin, kuidas me lähme mingi täiesti suure ringiga ja nüüd me teeme seda ringi. Me jõuame alles mingi õhtuks Krakowisse. Imekombel, siit kus me sõitud oleme, siin ei ole ekstreemseid ilmastikuolusid olnud. Kuidas seal taga on? Väga mõnus, vaata kui mõnus. Mul on ka väga mõnus. Mul on mu padi, ma näen otse vaates ette. Me oleme Poola väikestes mägedes. Mis me siis ostsime veel? Moosisaia või? Vist? Ma ei tea. Need on erinevad maltsed, on hea või? Tavaline moosisain. Siin on siis meie Krakowi hostel, aga meil on ka juba üks naljakas lugu. Meil on võtme peal 400/4 ja ma läksin lihtsalt 404 ukse taha, üritasin seda lahti teha, aga see ei keeranud. Üritasin mitu korda ja siis sealt tuli inimene vastu. Nii et see oli vale tuba. Stella on kuri, ta ei viinud mind tagasi luba väikeses lillevõttes. Krakowi peale minek. Käisime siis ostmas kohalikke pierugisid ehk siis pelmeene, aga need ei ole päris need pelmeenid, mis meil Eestis on. Ja ma juba maitsesin neid ja need on reaalselt nii head. See liha, see on nii selline mahlane, sulab suus. Ainus miinus, neil ei olnud kastet, vähemalt nad ütlesid, et neil ei ole kastet. Ma küsisin, kuidas sa kommenteerid? Väga head. Aga tõesti, siin on see hapukoor puudu. Väga maitsev on. Siin võiks olla hapukoor juures. Samuti maitseb. Vaata, sul tilgub. Tüüpiline väike Stella. 2 4-st. Kõige 4-semad. Issand, lödistavad ka veel. Minu isiklik vihmavarjuhoidja. Kuna me oleme nüüd hostelis siin, siis me saime hommikusöögiks sellise pakikese. Nüüd me unboxime, vaatame, mis siin on. Mida peab? Su kooli ekskursioon. Sai ja mis siin vahel on? Siiksalat, tegelikult tundub norm isegi. See on roossi laua hommikusööks reaalselt. Vesi. Meil on siin õun, tavaline jogurt ilma maitseta. Siis. Ja ka moosi ei olegi sellele. Exciting on ju? Yeah. No shopahoolikud. Sul on väga välja. Ja minek Tšehhi. Juhu! Me järsku oleme Tšehhis, aga siin ei olnud mingit piirikontrolli ega ma isegi ei näinud silti, et me Tšehhi jõudsime. Meil tuli lihtsalt sõnum, tere tulemast Tšehhi. Mingisugune suitsuliha kupsu. Raha paistab. Tere tulemast! See on meie hotelliruum. Meil on siin parem kui 2 tärni hotell, no 3 tärni hotell. Wow. Meil on siin meil on siin rõdu vaatega teise inimese hoovi. Stalker mode. Meil on siin WC.
mis oli piltide peal geto, aga päris elus täitsa ilus. Siuke pisik. No. Siuke. Kui sa näed, läheb tulega koos. Jep. Meil on siin safe, kuhu Stella saab panna enda salajased dokumendid. Ai, 2 voodit. Juhu! Raha! Let's go! Stilist, mul on abi vaja, mida ma selle salliga teha saaks. Ma varsti mõtlen. Oh my god! Reaalselt. Insta-pildid käivad nüüd. Nii, me võtsime nüüd takso, ilusti Eesti firma takso ja me sõidame vaateplatvormile. Stellat tõmmatakse praegu trepist üles. Ma vihkan treppe. Palav on. Reaalselt ma olen Prahast impressed. Ma armastan linnu, kus sa saad minna vaatama sellist üldvaadet ja siin need view'd on lihtsalt nii ilusad. Väga kaunis. Gorgeous. Gorgeous. Mis su lemmik on siiani olnud? Mulle meeldib see kirik väljast. Mulle väga meeldib see. Me kaotasime ema ja isa ära. Sa näed neid kuskil. Mis su muljed Prahast praegu on? See kott on väga nunnu. On küll, ma ostsin neid suveniiri asju. Täna on esimene ilus ilm, actually, nagu olekski suvi. Ossa! Oh my god, okei, nad ilmusid välja. Aga ma ütleksin, et Praha on olnud kõige ilusam, kus me hetkel olnud oleme. Ja ma arvan, et see jääb ka kõige ilusamaks, kus me olnud oleme. Kuidas kommenteerime seda kella? Natuke lahja oli. Natuke lahja, jah. Ootasin rohkemat. Aga kahjuks peame nüüd tagasi oma auto juurde minema, sest Leipzig ehk Saksamaa ootab. Kohal! Bundesrepublik Deutschland oli seal vist. Ma unustasin seda küll filmida, aga tegelikult Saksamaal tasub enne uurida, et kas üldse autoga mõndade linnade sisse saab sõita või on vaja kindlat märgist, mis kinnitab, et su auto on piisavalt keskkonnasõbralik, et see võib linna sees ka sõita. Meil oli seda vaja, nii et me käisime ka kiirelt veel autoteeninduses. Me küsisime lihtsalt ChatGPTilt abi ja ta andis meile koha, kus seda teha saab. Tere tulemast meie Leipzigi ööbimiskohta. Siin on väga palju peegleid. Kohe siin on 2 voodit. Tugitool ilusti, telekas. Alguses ma vaatasin, et meil on jälle rõdu, aga kahjuks ei ole rõdu. Tundub suht norm. Tulge siia. Ja WC. Ilus WC. 2 peegli, ühe suumiva peegliga. Jep. Käsi saab siin ilusti pesta. See on võlusa maitsega. Maitsega? Tsitruseline. Maitsega. Maitsesin ära. Seega saab kasutada. Me lähme nüüd kuhugi täiesti sellises mingite privaathoovide vahelt sööma õhtust. Mingisugune kohalik pubi. Söömas käidud, see oli nii armas koht, kus me käisime, see naine, kes seal oli ka mega armas ja see oli üldse mingi selline kohalik koht, mitte mingisugune populaarne ja tuntud. Ja siis see naine küsis, et kas me tuleme Ungarist,
sest see kõlas nagu ungari keel, mis me rääkisime. Aga ei mean, see ei olnud isegi nii halb pakkumine, sellepärast, sest eesti keel kuulub ka finno-ugri keelte hulka. Väga maitsvad süükad olid. Deep Hommes. Siin meil on kõik saksa keele praktiseerimine. Me oleme ikkagi minu. Mein Name ist Nelly. Das ist meine Schwester. Das ist Auto. Die Kirche. Die Lampe. See ei ole kirja. Nein, die Lampe. Das Auto. Die Blumen. Rathaus. Ei. Rathauses. Rathaus, das. Ich spreche Deutsch. 2 Jahre. Das ist meine Schwester. Sie wohnt in Hamburg. Wohnt. Vähemalt ta üritab. Radfahren. Meid ei lastud parkimismajast välja, see lihtsalt, me maksime ära ja see pidi numbrimärgiga toimima, aga see lihtsalt ei läinud lahti. Ja siis ühed sakslased, üks sakslasena vanem paarike, tulid, küsisid, et mis meil on, kas on abi vaja ja siis ühesõnaga, nad olid nii toredad. Me helistasime sinna mingi abisse ja siis meile tehti tõkkepuu lahti, aga nähti ja tuldi appi. Nii, me parkisime siia hotelli alla garaaži ja vaadake nüüd, kuidas selleks, et see uks lahti läheks, sa pead tõmbama seda nööri. Hashtag saksa tehnoloogia. Loomaaeda. Me tulime imelise ilmaga nüüd Leipzigi loomaaeda, mis peaks olema Euroopa ägedaim vist, sest siin on palju loomi. Ja siin on see, et loomade keskkonnad on nagu vastavad nagu nende elutingimustele. Aga ilm on nagu laulupeol, nii et meie oleme harjunud sellega. Me harjusime nii selle Aafrika ja Aasiaga ära ja nüüd me jõudsime kurba reaalsusesse Euroopasse, kus vihma sajab. Ka minu arust see oli nii lahe see maja, nagu ma ei ole mitte kunagi käinud sellises loomaaias, kus ongi nii looduslik kõik. Seal oli kõik mingi Aafrika, Aasia, kõik need ära jaotatud ja ahvid liikusid ka vabalt. Me nägime reaalselt nii lähedalt ühte ahvi ja nüüd me lähme otsime kaelkirjakuid ja elevante ja tiigreid ja lõvisid. Oleme Pongolandis, ahvide maal. See on minu legu. Pakkisime just lahti asjad, mis ma võtsin Eestis Saksamaale kaasa. Nendest on mul eraldi video tehtud TikToki, nii et võite vaatama minna. Ja reaalselt neid on nii palju. Ma ei arvanud, et ma võtsin nii palju asju Eestist kaasa. Aga jah, ma jõudsin vahepeal koju. Siin on nii veider tagasi olla koos oma perega. Me käisime nüüd vahepeal Kauflandis poes süüa ostmas. Ja istume nüüd oma õega siin Domino pitsas, ootame oma pitsasid. Kell on 9 õhtul, me ei ole õhtus söön, mu kõht on nii tühi. Stella rääkis juba, kui ta tuba on. Sellised sõnukesed. Väga must oli ta korter. Ei, tema tuba. Ja ta terrass. Ei, Hardu. Mina koristasin seda. See oli väga must, väga tolmune. Mu hingetorud on nüüd mudased ja Stella on süüdi selles. Ma ei olnud 2 nädalat on ju kodus olnud põhimõtteliselt. Esiteks see ja teiseks mul on väga kiire elu. No nii, tere hommikust. Ma ei tea, kas sa nagu vähe salatit sööd. No, ma maiksen kõigepealt. Kuidas sa magasid minu juures? Sa sippisid väga palju.
sa olid kogu aeg minu pool. Kahtlen. Kuidas hommikusöök on? See on väga. Ise pidi tegema. Ei ole siin mitte mingit ise teenindust. Jälle siin. Aga sel korral on kahjuks kuldkuppel remondis. Kirbuturg. Siin on mingi igavad 3 eurot. Oh my god. Kirbuturu haul. Esiteks väike küünepärlid ja siis me sõid Hannale sünnipäevaks siukese rahakoti, sest see on ju tema stiil ja ta väga tahab siukest. Kokku 2 eurot. Kurvurst. Kuna ma pidin juba tööle tagasi minema, siis ülejäänud vlog jäi väga kaootiliseks, sest mu pere tegi omi asju samal ajal, kui ma tööl olin. Me jõudsime veel paar korda ka perega veel söömas käia, aga siis oli juba aeg öelda kõigile head aega. Sain lõpuks enda vaseliini suure pesavahendid ja nüüd siuke ilus. Thank you for watching. Ja on minek. Šokolaad on odav Saksamaa. Šokolaad on odav Saksa. Koristusbrigaad läheb ära. No tšau siis. Vaata, et ikka jõuate ikka siin koju ja... Tšau. Näeme siis. Aika tšau. Tšau, tšau, tšau.